meel teie kõigi üle, kes te olete siia lõpuni nüüd välja jõudnud. Ja mina olen hetkel ka üks väheseid, kes ilmselt teab, mida noored tahavad, ehk mida noored lugeda tahavad. Sellepärast, et minu ees on nüüd ja siin nurga taga on 3 kirjanikku ja minu ees on 3 raamatut, mis on noorte poolt hääletatud siis parimateks eelmisel aastal ilmunud Eesti noorteraamatuteks. Ja kuna sellel hääletusel osalesid noored, kes ilmselt on selle raamatuga läbi lugenud, siis võib öelda, et see on päris selline usutav ja väga selline hinnatud auhind. Nii, aga hakkame siis otsast pihta, et 3. koht ja noorte poolt siis 3. kohale jõudnud teos on Kaia Raudsepa Lihtsalt ära jää üksi. Palju õnne. Sina oled täna juba, Kaia, saanud enda raamatust siin pikemalt rääkida, nii et ma sisu kohta ei küsi. Minu küsimus on, et mida sina tahad, et lugejad tunneksid pärast sinu raamatu lugemist? Hea küsimus. Kas sa pead seda pigem nagu helgeks või pigem nagu tumedaks, et kas inimesel on pärast lugemist selline hea tunne või pigem nagu selline kurb, et kuidas nagu võiks olla pärast selline tunne peale seda raamatut? No, ma loodan, et ikkagi hea tunne. Ja ma loodan, et nad nagu leiavad tegelase, kellega samastuda. Ja jah, ma tahan, et nad tunneksid midagi, mitte nagu lihtsalt lähevad raamatu läbi ja siis ei tunne midagi. Nii et pigem sa mõistad, et tegelikult sa oled pannud sinna keerulisi teemasid, mis ikka tekitavad tundeid ja päris, et ükstapa kas siis vihkamist või mitte vihkamist on ja või sellist armastust, aga nagu päris tunda, et ei jää ükski lugeja. Jah, ma loodan küll. Ja mis on see sõnum, mida sa arvad, et lugeja võiks leida sinu raamatust? Just sellest raamatust. Ja just sellest raamatust, jah. Ja, et sa ei ole kunagi üksi sellise probleemiga, et sa pead rääkima kellegagi. Jah, ja nii ongi. Et sina oled nüüd siin selle auhinna saajate seas 2 aastat järjest. Yes. Et eelmisel aastal su raamat võitis. Me kõik tahame teada nippi, et kuidas nagu iga aasta saada siis noorte lugejate lembikuks nagu aastaid järjest? Ma ei kujuta ette. Ma ei tea, ma olin ise ka väga üllatunud, kui ma sellest see aasta kuulsin. Ja tundub, et lihtsalt noortele meeldib. Ja kui sa hakkad kirjutama, et mis on see, mida sa nagu mõtled ise? Kas sa mõtled ka selle lugeja peale või sul on pigem sinu enda lugu, mida sa tahad edasi anda? Pigem on just lugu. Ja tuleb lugu ja ma hakkan kirjutama ja vaatan, mis välja tuleb. Selge, aga aitäh sulle, et nagu näha läks hästi ja järgmisel aastal siis uuesti või? Võib-olla. See oli lubadus nüüd praegu, on ju? Selge, aitäh sulle. Nii, ja noorte lugejate jaoks 2. kohal on Liina Vagula ja tema raamat Täiusliku elu hind. Palju õnne. Palun. Sina oled samamoodi saanud juba rääkida täna raamatute teemal ja sama küsimus, et kuidas sina tahad, et lugeja tunneks ennast pärast selle sinu raamatu lõpetamist? Et ta kuidagi moodi tunneks ennast, ehk siis, et see raamat ei jätaks külmaks, et see on põhiline. Mulle väga meeldis, kui mu üks õpilane ütles, et ta vihkab seda peategelast. Ehk siis see, et see tähendab, et see tekitas emotsiooni temas, et ta luges mõttega, järelikult oli see raamat piisavalt huvitav, et seda lugeda ja see ongi kõige olulisem. Et sina ei solvu, kui sulle öeldakse, et sa tegid vihatava peategelase või tegelase? Ei, mulle tegelikult väga meeldib, kui vahel õpilased tulevad ja ütlevad, aga miks see niimoodi lõppes see raamat, et ma oleks tahtnud, et teistmoodi lõppeks või ükskõik, et see näitabki seda, et ta on mõttega lugenud, mitte ta ei ole lehekülgi lugenud, vaid on sõnu lugenud sealt pealt, et see ongi kõige sellisem olulisem tegelikult, et tekiks emotsioon ja paneks mõtlema. Ja mis on sinu jaoks sinu raamatu sõnum, et mis sa tahad, et lugeja, mis mõttega, mis tundega ära läheks, just jah, mis sõnumiga nagu? Hästi palju räägitakse koolikiusamisest ja vägivallast, aga võib-olla nagu, et rohkem mõtleks ka selle peale, et alati ei peagi nagu tegema midagi. Et võib-olla vahel võibki haiget teha see, kui ei tee asju. Et kui ei märka või kui lihtsalt lased olla. Et võib-olla lihtsalt see hoolimist oleks rohkem ja märkamist. Koolikiusamist on päris palju raamatutes käsitletud. Kas sa ei kartnud seda, et see nagu nii läbi käidud teema, et kas mul on midagi uut öelda ja midagi teistmoodi
kuidas käsitleda? Nagu ma selles tutvustuses ka ütlesin, et tegelikult kui ma hakkasin kirjutama, siis ma ei teadnud, et seal tuleb kiusamine. Ehk siis lihtsalt, kuna see tüdruk ühel päeval avastas ennast seal kinnises toas ja ta ise ka ei teadnud, miks ta seal on, siis lihtsalt juhtus nii, et mingid asjad tema minevikust tulid tema juurde ja no seekord siis oli natuke koolikiusamist ka. Nii et siis lugu läks viis sind sinna, kuhu nagu sina läksid looga kaasa põhimõtteliselt. Ja nüüd, kui me räägime veel sellest, et kes võiks kirjutada noorte raamatuid, et kes me siin nüüd oleme koos, me pole keegi nii väga noored enam, aga me kirjutame noortele, et kuidas sa tunned, et kas see vanus nagu kirjaniku puhul ka ütleb ühel hetkel, kuule, sa oled nii vana, et sa enam ei kirjuta noorte raamatuid või kes võib kirjutada? Ma arvan, et see vanus on meie peas kinni, ehk siis ütleme nii, et oma mõtetelt ja tunnetelt peaks olema noor, et ükskõik, mis see passis see number on. Ehk siis tegelikult ma väga-väga tahaks juba lugeda mõnda sellist raamatut, mis on tõesti, ütleme, selline 15+ kirjutatud raamat, et tegelikult see võib-olla kõnetaks lapsi veel rohkem. Aga samas, et kindlasti need inimesed, kes vähegi lastega või noortega kokku puutuvad, ma arvan, et oskavad väga kenasti peegeldada seda, mida nad näevad ja mida nad ise kogevad ja tunnevad. Aga kui sa kirjutad, kas sa teadlikult mõtled ka, et see nagu raamat ei oleks liiga noortepärane, et see aegub näiteks juba homme või järgmisel kuul, et see noorte need trendid ja asjad lähevad suht kiirelt üle, et kas see mida nagu raamatusse panna, et kas sa mõtled selle peale kirjutades? Ma üldiselt ei ole väga nendest trendidest kinni pidanud, ehk siis ma olen kogu aeg mõelnud selle sõnastuse peale, et ma võiks ju olla pop ja noortepärane, kasutada rohkem võib-olla slängi või kõiki neid sotsiaalmeedia vahendeid ja kõike muud, aga ma tahakski, et see põhisõnum oleks sellele inimlikkusel ja nendel tunnetel ja mõtetel, et kõik see muu, küll see noor mõtleb selle juurde siin nagu vaja. Nii, ja sinu järgmine raamat, millal me seda, kas me järgmine aasta kohtume samas kohas nüüd uuesti? Nii palju tegemist on, mõtteid on hästi palju ja selleks ongi vaja korraks maha istuda. Täna sõitsin 4 tundi siia bussiga ja kohe tekkis mõte, aga ei tea, kas ka teostub. Nii et see, et sa täna saad selle auhinna, siin võib järgmisel aastal meile uue noorteraamatu anda? No see on väga suur tunnustus ja selles mõttes väga suureks inspiratsiooniks küll. Väga tore, aitäh sulle. Aitäh. Meil on jäänud ühelt poolt viimane, teiselt poolt esimene koht ja selle saab Marilyn Jurman raamatuga Mul hakkasid päevad. Teeme niipidi. Palju õnne. Aitäh. Näe, ma olen pop ja noortepärane ja tahtsin kohe seda üles filmida. Sina tead, mis sa teed, on ju? Ei tea. Ei tea. No tundub, et sa tead, sellepärast, et sina oled nüüd kõige rohkem hääli saanud noorte poolt. Mis oli see, mis sõnumi sina siia raamatusse enda arust panid ja mida sa tahad, et lugeja leiaksid? Nii, esiteks olen ma hästi üllatunud, et ma siin olen ja tahan lihtsalt öelda, et nii tore ja täitsa lõpp, et ma tegelikult ei teadnud, miks ma siia päris täpselt tulen. Aga vahva ja nüüd ma ütlen siis, mis on see sõnum, mis ma sinna tahtsin panna. Mulle meeldis, et enne ka juba mõlema autori Liina ja Kaia poolt öeldi, et hakkasin kirjutama ja siis ise ka imestasin, kuidas järsku ta sinna kinnisesse ruumi sattus ja mis sealt edasi sai. Et mina, kes ma kirjutasin oma elu esimese raamatu, arvasin, et see on mingi minu veidrus, et ma hakkan kirjutama ja siis ma ise üllatun kogu aeg, mida need tegelased teevad ja natukene olen nagu, et kuidas ta nüüd siis nii juhtus. Aga tuleb välja, et ka neil, kes on mitu raamatut kirjutanud, et see ehk nii ongi. Aga see sõnum võib-olla on sarnane, et me tegelikult ei tea, mis juhtub, on ju. Et vahel on niimoodi, et hästi halb on olla ja siis ei tahaks mitte midagi teha. Aga mida ma võib-olla tahan noortele öelda ja kus see suur selline nagu põlemine tuli, et seda üldse kõike kirja panna, oli see, et aga mis siis saab, kui mul on halb olla, aga ma ikkagi nagu teen koos selle halva tundega ja et asjad juhtuvad nii kui nii. Et vahel noored küsivad, et mis see moraal siis on või mis sa siis tahad õpetada ja siis ma pean vastama neile, et seda, et ongi raske. Vahel ongi raske, aga tee ikka, et
ikka mine täida oma unistusi ja kirjuta luuletusi ja mine sõpradega peole. Isegi kui sa seal on ju peksa saad kohe esimese asjana või mis siin enne keegi ütles. Et võib-olla see sõnum on üks selline, et asjad juhtuvad meie kõigiga ja mida ma enne ka ütlesin, mulle nii meeldib see raamatu nimi Lihtsalt ära jää üksi. Et tähtis on see, et ma ei jääks üksi. Et mul oleks keegi, kellele ma siis saan rääkida ja kellega ma saaksin jagada seda raskust ja ka rõõmu loomulikult. Ja selle raamatu mõtte oligi selles, et ma tahtsin noorele, kes võib-olla ei julge kellegi juurde minna, anda raamatu näol midagi, millega ta saaks jagada enda emotsiooni, sest ma mäletan, et ma ütlesin, ma ei suuda 5 minutiga midagi rääkida. See on üks lause kus juures. Ma ütlen vahele, me leppisime kokku, et me räägime interneti nüüd täis kahekesi, et kellel nagu on vaja minna, siis noh. Aga jaa, et vahel nagu ma mäletan, et kui mina olin noor, põhjus, miks ma lugesin, oli sellepärast, et ma tundsingi ennast üksinda. Ja raamat oli nagu selline sõber, kellega aega veeta. Ja see oli see, mida ma tahtsin seal ka edasi anda, aga selle väikese sellise krutskiga, et ma olen tõesti raamatusse pannud ka kõik telefoninumbrid, kuhu helistada, kui midagi traagilist peres juhtub või isiklikult juhtub, e-mailid ja erinevad aadressid, kuhu pöörduda, kui näiteks kiusatakse või ahistatakse või kasutatakse vägivalda. Et selline sõber võiks see raamat olla. Kas sa julged öelda, et see raamat on sündinud tänu meie viimaste aastate olukorrale, ehk siis koroonale ja kõigele taolisele, et kas sa tundsid, et just tänu sellele on vaja, või oleks see raamat sündinud ka siis, kui poleks koroonat olnud? See sai ikkagi alguse enne koroonat, et ta ei sündinud tänu koroonale, aga koroona andis muidugi mulle põhjust rohkem istuda ühe koha peal ja kirjutada. Aga ei, ta sai alguse enne ja ta sai alguse hoopis sellisest väga õrnast teemast nagu seksuaalne ärakasutamine ja sellest, et ma sattusin ühe sellise seksuaalse ärakasutamise või peaaegu ärakasutamise loo keerisesse ja tänu sellele, et ma sattusin selle loo keerisesse ehk siis nii-öelda, kuidas siis öelda, ma ei saa öelda pealtnägijaks, aga mingil määral tunnistajaks, siis ma sattusin ka nendeste vestlustesse noortega, keda on see teema puudutanud ja kui ma sain teada, et see teema on puudutanud julgelt üle 500 noore tüdruku elu, siis tundus võimatu vaiki olla. Ja ma olin sunnitud võtma enda nooruse ja päeviku selle läbi lugema ja korraks sügavalt vaatama iseendasse, et kas mina ikkagi saan päriselt noortest aru ja sellest, kuidas nemad asju mõistavad. Ja see oleks sündinud niikuinii, aga lihtsalt ma arvan, et ta on täpselt õigel ajal valmis saanud. Aga sa ikkagi tundsid, et selline teos oli puudu ja see sõnum nagu noortel oli puudu, et kas see on nagu see, mis sind ikkagi lükkas siis tegema seda, kirjutama seda raamatut? No, selleks, et ma saaks ausalt vastata, ma peaksin olema lugenud läbi Lihtsalt ära jää üksi ja Täiusliku elu hinna, aga ma ei ole neid lugenud, seega ma ei saa öelda, et selline raamat oli puudu. Aga mida ma tundsin, oli see, et puudu on võib-olla sellisest vaatenurgast, et täiskasvanud tõepoolest ei mõista noori. Et ma tundsin, et nii palju on seda, et me ju mõistame, sest me oleme ise ka noored olnud. Aga mul hakkas kripeldama idee, et aga mis siis saab, kui me tegelikult ei mõista? Ja tegelikult noortel on õigus, et me ei mõistagi neid. Ja me ei mõista seda, et me ei mõista. Ja me ei mõista isegi seda, et me ei mõista. Ja ma tahtsin kuidagi seda teemat vaadata. Ja mis ma tegin selle raamatuga, ma tõesti ei tea, ma eeldan, et seda on teised ka teinud, aga mis ma tegin oli see, et ma võtsin enda nooruspõlve päeviku ja see lugu ei ole minu lugu.
Aga ma võtsin enda nooruspõlve päevikust konkreetselt lauseid ja isegi terveid lõikusid, mis ma kirjutasin sinna raamatusse sisse sõnagi muutmata. Mul oli väga piinlik, sest see tundus mulle nii lapsik. Ma mõtlesin, et kuidas ma saan, et päris kirjanik ei kirjuta nii lapsikult. Aga ma sundisin ennast ja ma kirjutasin täpselt nende sõnadega, mis ma ise 14-aastaselt kasutasin. Lihtsalt uue tegelase suhu ja uude situatsiooni. Ja ma kasutasin ka nende noorte sõnu, nende üle 500 noore tüdruku sõna, kes mulle kirju saatsid. Ma ei kirjutanud nende lugusid sõna-sõnalt sinna, aga ma kasutasin nende sõnastusi. Ja nagu enne just öeldi, et mitte kasutada neid slängi, siis mina vastupidi käisin täitsa, sõitsin bussiga ringi ja istusin noorte nagu ette bussis ja ma kuulasin salaja, mis sõnastusi nad kasutavad ja telefoni trükkisin sisse, nii et ma õppisin päris palju uusi sõnu. Ja lõpuks ma lasin selle raamatuga lugeda läbi enda onutütrel, kes ise on teismeline, et veel tema ka kinnitaks mulle, et ma nagu ei kõla nagu vana inimene. Ja siis, kui tema ütles, et on hästi, et siis ma olin, et olgu. Et seda ma tundsin, et on puudu. Et korraks öelda noortele, et ma saan aru, et ma ei saa aru sinust, aga ma tahaks, et räägi mulle, kuidas ennast siis päriselt tunned. Ja, see on ka väga väärtuslik mõistmine. Aga kes nüüd Marilini siis näeb bussis, siis teadki, et te võite raamatusse sattuda. Jah, see on tõsi. Aga nüüd sa tegelikult ei tööta igapäevaselt või ei tegutse kirjanikuna, et kas sul on päevikus veel midagi, mis tahaks avalikkuse ette, et järgmisel aastal kohtume või? No nüüd, kus ma tean, et on selline asi olemas, siis ma loodan, ja kus ma tean, et raamatu kirjutamine nii käibki, et hakkab otsast minema ja tegelased ise kirjutavad valmis selle raamatu, et väga vahva. Et see oli ka minu kogemus, aga paraku see raamat sündis ikkagi 2 aastat, et ma ei tea, kas ma järgmine aasta saan, kas mu tegelased nagu järgmiseks aastaks selle asja valmis kirjutavad, aga ma olen eluaeg kirjutanud. Lihtsalt see on esimene asi, mis nii-öelda selliste päris raamatukaante vahele jõudis. Väga tore. Aga aitäh sulle ja ma loodan, et ülejärgmisel aastal järelikult kohtume, kui 2 aastat läks kirja. Aitäh sulle! Ja aitäh ka siis Tallinna Keskraamatukogu poolt. See raamat tõesti puudutas nii mind kui ka minu teismelisi tuttavaid. Nii et mida ma siis nüüd tahaksin öelda sellega on see, et see raamat saab kõigi Tallinna Keskraamatukogu ja teiste raamatukogude kaanepildile ühe sellise kleepsu, noor loeb. Ja selle järgi saabki tunda ära, milline on noorte enda valitud lemmikraamat. Aitäh sulle, Marilin. Ma palun selle siia ja Heliga jätaks teid natukeseks ajaks siia kohale. Saad ilusti selle kleepida, selle noor loeb ka sellele raamatule ja pärast siis me vaatame, kuidas siis see raamat reaalselt koos kleepsuga välja näeb. Tahaksin öelda, et tegelikult kõik need raamatud, mis 2021 aastal ilmusid, need kõik olid väga erilised ja igale ühele, ükskõik milline see oli, ükskõik kes see autor oli, leidus oma fännklubi. Aitäh kõigile kirjanikele, kes te kirjutate noorte raamatuid ja kõigi noorte vahel, kes siis terve märtsikuu ajal hääletasid, andsid oma hinnangu, milline on nende lemmik, kas siis tõlkekirjanduses Eesti autorilt või milline kaanepilt neile meeldis. Siis nende vahel loosisime välja 10 kirjastuses tänapäev raamatut ja need raamatud on kõik ilusti olemas ja võitjatega võtame ka ühendust. Väga tore ja vaatame kohe, annan nüüd mikrofoni taas üle Marilinile ja vaatame, milline välja näeb lõpuks ka see raamat. Nii, palun. Ja emotsioonid? Minu emotsioonid. No ma arvan, et ma isegi võin öelda, et emotsioonid on selles mõttes toredad, et siin räägiti nii palju kujundusest täna ja mulle see väga meeldis kuulata, sest kujundus on ju nii suur osa ja oi mina
sellega jagelesin, et mismoodi siis kujundada ja kuidas seda kõike teha, et raamat sai ju välja antud mul hooandja toetajatega koos ja see tähendab, et mul oli võimalus lasta enda fantaasia möllama, et kuidas siis kujundada. Ja Janno Saft, siis minu elukaaslane, aga ühtlasi ka graafiline disainer, just proovis mõelda või nuputada midagi, nagu siin enne öeldi, et Eestisse võib-olla ei ole kõik stiilid veel jõudnud, siis tema ütles, et see on uus moodne stiil, kus tuleb niimoodi kollaaži teha. Ja ma vaatan, et see kleep sobib siia kollaažile hästi, et seda tahtsin öelda. Väga ilus. Nii, ja nüüd kõik tunnevad selle raamatu ära, kui muidu kaane järgi... Sul on oma. Mul on oma, jah. Et kui muidu kaane järgi ära ei tunne, siis kleepsu järgi tunnete ära ja need kleepsud siis aitavad leida tee. Aga sellega me olemegi tänaseks lõpetanud. Suur-suur tänu kõigile, kes kuulasid selle päeva lõpuni. Suur tänu kõigile, kes osalesid selle päeva korraldamisel, kes esinesid, rääkisid oma mõtteid, aga kõige suurem tänu on minu poolt kõigile, kes loevad noortekirjandust. Ilma teieta ei oleks meid olemas. Ei oleks kirjanikke, ei oleks kirjastajaid. Me võiks natukene omavahel siin teineteisele midagi teha ja kirjutada või välja anda mõned raamatud oma raha eest, aga ühel hetkel see lõpeks ära. Nii et kui noortekirjandus, kui need raamatud, mis on siit täna läbi käinud ja ka varasematel aastatel, kui need on teie jaoks ka olulised, siis lihtsalt lugege veel, soovitage sõbrale, ostke, laenutage. Ja see ongi see, kuidas tulevad järgmisel aastal uued lood, kuidas need inimesed minu ümber kirjutavad uusi lugusid ja kuidas kirjastused neid välja annavad. Nii et loodetavasti kohtume järgmisel aastal. Aga kust me oleme tulnud, selleks on nüüd siia lõppu üks video, mis räägib noortekirjanduse ajaloost. Nii et kohtumiseni järgmisel aastal.